Märt Sults, palun. Aitäh, härra eesistuja, hea minister. Tähendab, see on väga habemega uudis, et lastevanemate käest korjatakse raha. See on Iidamast Aadamast 15, 16, 17 aastat tagasi on juhitud tähelepanu. Minu poolt vähemalt 15 aastat on Teadus- ja Haridusministeeriumile juhitud tähelepanu, et toimub varjatud rahastamine. Ja nüüd tuleb siit küsimus. Teie arvates, tähendab, kui suur peab olema rikkumine ja kui pika vinnaga peab olema karistus või reageerimine selle rikkumisele Teadus- ja Haridusministeeriumi poolt, et rikkumine oleks rikkumine, et ta kvalifitseeruks selleks, et tema eest tuleb vastutada selle rikkumise eest. Ja ärge hakake rääkima, et kohalik omavalitsus peab neid asju tegema. Selleks on riik ja põhikooli gümnaasiumiseadus on riigi poolt kehtestatud norm, mida tuleb koolides lastele õpetada. Ja kui seda normi ei täideta, siis andke mulle andeks, on olemas rikkumine, millesse peab sekkuma riik. Aitäh. Aitäh, see, mida te räägite 15 aastast, on väga meelitav, et kui seni on ainult räägitud, on siin ainult teada olnud, siis meie kavatseme ära teha. Me kavatseme selle juhendi siis kokku leppida huvigrupiga ja edasi anda. Enamikus koolides ju probleemi ei ole. Ja siis on juba koolipidaja vastutus, ma kordan, koolipidaja vastutus teha ettekirjutusi ja vajadusel siis ka teha personalivalikuid. Meie oma seisukoha oleme öelnud avalikult, otsene sekkumine on meil piiratud. Isegi juhul, kui me avastame siis koolijuhtide puhul mingisuguse seaduse rikkumise, me ei saa teda asendada ise ametis, seda võib ikka koolipidaja tegema. Ja nüüd, mis need laias laastus need asjad on, et koolis raha küsida saab ikkagi midagi, mis tuleb kohustuslikule õppekavale lisaks. Tore oleks muidugi, kui seda suudaks kool pakkuda ka tasuta, aga juhul, kui ta ei suuda, otsustab raha küsida, siis see peab olema see lisaaine igas mõttes õpilase lapsevanema valik, mitte kohustus. Neid aineid ei tohi kuidagi siis panna selle koolitundide vahele, nii et õpilasel ei ole vahepeal muud valikut kui tasuline siis aine või niisama ootamine. Ja seda ei tohi ka selliseks surveks teha, et koolile raha andmisel ei ole valikut. Peab olema valik, kellel keegi ei pea tundma ennast sundseisus olevaks. Ja need detailid tõepoolest me sinna juhendisse oleme üldjoontes kirja saanud ja nagu ma siis täpsustan, et veebruari lõpuks saab need läbi arutatud ka koolijuhtidega. Aitäh.